Sulane teenis ihmsat peremeest, sai aastas kopika palka. Sai palga kätte, läks allika juurde, viskas kopika vette ja ütles. Kui olen töötanud hästi, tulgu raha tagasi pinnale. Kui aga halvasti, mingu põhja. Ja kopikas läkski põhja. Siis teenis Sulane ihmsat peremeest teise aasta ja sai jälle kopika palka. Sai palga kätte, läks jälle allika juurde, viskas kopika jälle vette ja ütles. Kui olen töötanud hästi, tulgu mõlemad rahad tagasi pinnale. Kui aga halvasti, mingu ka teine raha põhja. Ja teinegi raha läks põhja. Siis teenis Sulane ihmsat peremeest kolmandagi aasta ja sai ka sel korral kopika palka. Sai palga kätte, läks allika juurde, viskas kopika vette ja ütles. Kui olen töötanud hästi, tulgu kõik 3 raha pinnale. Kui aga halvasti, mingu ka see viimane raha põhja. Ja ennäe imet, kõik 3 raha tõusid allika põhjast vee pinnale. Selle 3 kopikaga läks Sulane nüüd rändama. Rändas, jõudis suurele maanteele. Seal tuli talle hiir vastu ja palus. Pai, külamees, laena mulle kopikas. Mis sa selle kopikaga teed? Küsis Sulane. Üür on võlgu. Kui ma seda juba täna ära ei õienda, aetakse mu perekond pesast välja. Mis sa mulle laenu tasuks lubad? Kui sul abi vaja on, tulen sind teenima. Sulane mõtles, otsustas viimaks. Leiba ja soola saan 2 kopika eest. Viina pole tarvis. Hea küll, annan pealegi 1 kopika hiirele. Eks see oleks kurb kah, kui ta perekond pesast välja aetaks. Ja andiski kopika hiirele. Ülejäänud 2 kopikaga rändas Sulane edasi. Teel tuli talle vähk vastu ja palus. Pai, külamees, laena mulle kopikas. Mis sa selle kopikaga teed? Küsis Sulane. Lastekooli raha on võlgu. Kui ma seda juba täna ära ei õienda, aetakse mu poisid koolist välja, kurtis vähk. Mis sa mulle laenu tasuks lubad? Kui sul abi vaja on, tulen sind teenima. Sulane mõtles, otsustas viimaks. Leiba saan 1 kopika eest. Viina ja soola pole tarvis. Hea küll, annan pealegi teise kopika vähile. Eks see oleks hirmus kah, kui ta poisid koolist välja aetaks. Ja andiski teise kopika vähile. Ülejäänud 1 kopikaga rändas Sulane edasi. Juhtus viimaks kokku Sitikaga, kes hakkas kohe härdasti paluma. Pai, külamees, laena mulle kopikas. Mis sa selle kopikaga teed? Küsis Sulane. Naine on haige ja tohtrile pole millegagi tasuda. Hädaldas Sitikas. Mis sa mulle laenu tasuks lubad? Kui sul abi vaja on, tulen sind teenima. Sulane mõtles, otsustas viimaks. Leiba saan headelt inimestelt ka ilma rahata. Viina ja soola ei ole tarvis. Olgu nii, annan pealegi kopika Sitikale.
Eks see oleks ju kole küll, kui ta naisega midagi juhtuma peaks. Ja andiski viimase kopika Sitikale. Nüüd rändas Sulane edasi ainsagi kopikata. Rändas kuu, rändas 2, rändas 3. kuu ja jõudis viimaks kuulsa kuninga õue. Sellel kuulsal kuningal oli imeilus tütar, kes aga iialgi ei naernud. Sellepärast oli kuningas kuulutanud üle kogu riigi. Kes ajab tütrele naeru peale, saab tütre endale naiseks ja poole riiki kaasavaraks. Ja Sulane pani piibu põlema, istus maha ning mõtles. Kopikat raha mul ei ole. Kuningriiki tühja ju kah ristiks kaela ei tahaks. Aga kurba piigat võiks siiski lõbustada. Kui Sulane oma matkaväsimuse oli põhjalikult välja puhanud, läks ta linnaservale ja hüüdis oma võlglasi, kes olid lubanud talle tarbe korral appi tulla. Kõigepealt lendas vurinal kohale Sitikas, siis tuli suure jooksuga hiir ja üsna viimasena jõudis ähkides ning puhkides pärale vähk. Sulane andis Sitikale pilli kätte, käskis mängida. Vähi ja hiire pani aga tantsu lööma. Kurblik kuningatütar kooris parajasti akna all kartuleid. Vaatas seda rõõmutralli hulk aega pealt ja hakkas viimaks südamest naerma. Ja kuningas, kes sõi teise akna all kärjemett ja sularasva, 2 kasukat ülestikku seljas, hakkas kah naerma. Ja õukondlased hakkasid kah naerma ja pealinna elanikud hakkasid kah naerma ja kogu riigi rahvas hakkas niiviisi naerma. Ja Sitikal oli hea meel ja Vähil ning hiirel oli kah hea meel ja Sulasel endal oli kah hea meel. Siis tegi Sulane imeilusa kuningatütrega pulmad. Ilma ainsa kopikata tegi pulmad, mis pulmad. Ja oli päris ilma kopikata oma naisele hea mees ja kuningale hea väimees ja Sitikale hea peremees ja hiirele ja Vähile kah hea peremees. Ja nõnda elab ta veel praegugi, selle kuulsa kuninga lossis head elu. Ja sina elad kah head elu, kui sul on niisama hea süda, nagu sellel Sulasel, kes andis hiirele 1 kopika, Vähile 2 kopika ja Sitikale 3. kopika, selle päris viimase, mis tal veel oli.